tere! Ja nüüd me siis üle pika aja tagasi. Ja suvi hakkab läbi saama. 18. august juba. 20. august on Elvas tuurtöö. Eile oli vanaema sünnipäev. Eelmine nädal oli hip-hop festival. Jalgsi matk oli eelmine nädal laupäev. Järgmine nädal laupäev on Elva elamusfestival. Pühapäev on meie jaoks. Järgmine nädal. Ülejärgmine nädal on juba 1. september. Eks tähendas minul või koolipäev ei ole, aga teine juba on. 30. on. Mul siis veel üks sünnipäeval käimine ja 30. august. 2 nädalat sisustatud tegevust on jäänud lõpuni koolini. Ja varsti tuleb kokkuvõtete aeg. Ja see ongi kokkuvõtte aeg. Kokkuvõttev saade, mida me siiamaani suve jooksul teinud on. Raske öelda. Alustame suve jooksul. Alustame juunikuust. Juunikuu. Maikuu lõpus lõppes mul see kool. Asjad. Juunikuu kõigepealt ma valmistusin uurimustöö lõpule viimiseks. Käisin saksa keelt ja inglise keelt. Käisin järel vastamas saksa keelt ja inglise keelt. Saksa keel oli juba korras, seda ma pidangi lõpuks vastama. Inglise keele tegin ära. Saksa keeles üks töö sai ennem tehtud. Nii. Siis vaatasin jalgpalli rahvuste liiga finaalturniiri telekast paar päeva. Ja ma tegin uurimustöö lõppu. Esitlusi ja muid asju. Nii. 13 oluline päev, 12 juuni, uurimustöö kaitsmine. Ja 13. käisin ma veel korra muusikakoolis mingisuguse kokkusaamisel. Kui ma koori kõige viimasel kokkusaamisel. Noortemeeskoori viimasel kokkusaamise käisin. Millega pidi see ära lõppema, see koor. Nii. Siis läheb umbes nädalat 16, 17, 18 juuni, teisipäev. Käisin Kambjas jooksmas. Ma olen selline kõva jooksupoiss. Ja 1921 tuli üks sõber külla. Nimega Oliver, see, kes lõõtuspilli mängib. Jah. Temal oli lõpuaktus, tema lõpetas gümnaasiumi ära sellel ajal. Lõpetas 12. klassi. Ja siis mina käisin. Tuli minu juurde, tegime grilli, mängisime pilli ja Käisime Oliveri lõpuaktust, vaatasime ka. Käisime Oliveri lõpuaktust, vaatame, siis ta minu juurde. Jah. Ja siis läksin ma ööjooksu tegema Elvas. Nemad jätsid siia enamik ja siis mina läksin öösel jooksma. Seda ööjooksule. Läksin seal ära, siis järgmine päev oli kohe Tartu laulupidu, Tartusse laulupeale 150 laulupea 150 aasta tähtpäeva pidustustele. Sõit hommikul vara. Siis tuli 23 juuni, mis oli võidupüha ja kus tehakse Jaani laupäev, kus tehakse Jaani tuld. Selle jaoks sõitsime sinna
Viljandimaale ühte talusse. Ja siis tuli jaanipäev. Mul on märgitud 27. juuni on aasta keskmine päev. Ja siis järgmisel nädalal ei toimunud suurt midagi olulist. Siis 2. juulil oli mu õe sünnipäev, siis tulid külalised kokku. 3. juulil pidin ma minema korraks muusikakooli, jälle mingisugune kokkusaamine, viimane enne laulupidu. 13. juuni oli see koorilaul koolimaas. 3. juulil see muusikakooli kokkusaamine. Ja siis 4. juuni ja 5. varahommikul läksime, mingi kell 5 umbes, 4-5 hommikul. Läksime laulupeole, olime see 5., 6., 7. ja 8. hilja öösel tulime. 8. jõudsin koju. 8. kuni millalgi öösel. Kella 2-3 paiku. Iseenesest oli äge, see lauldud huvitavaid laule. Nagu näiteks Üksi pole keegi, Arm ja meeskoor, ilma meeskooriga. Ja no seda võite järgi kuulata. Kõiki siis ärategemise laul ja igasuguseid. Siis tuli umbes nädal aega, siis tuli Elva kohvikute päev. Siis ma pidin esinema pilliga, esinesin ka natukene. Ja sinna tuli see mõned koorist ka sinna, aga neil see kahjuks kuulmata. Siis pärast kohvikute päeva järgmine päev oli vaja metsajooksudel Vapramäele jooksma minna. Elva jooksusari ikkagi. Metsajooksusari. Ja siis 2 päeva pärast seda Vapramäe jooksu algas Kambja jooksusari. See ühtlasi ka suve keskmine päev. Kambja jooksusarjast, siis pidin Kambjasse, siis sõitsime. Ja siis juulikuus väga rohkem midagi huvitavat ei olnud toimunud. Vahel käisin Ihastes ja Tartus. Siis mingi hetk käisime mere ääres. Siis käisime Lätis reisil. Seal oli huvitavaid asju juhtus. Siis me Lätis. Jah, ja 9. juuli, august, siis tuli juba august, 9. august Eesti hip-hop festival. Ja seal ma ka käisin mõlemal päeval. 10. oli natuke käimata, kuni oli jalgsi matk. Hip-hop festival oli äge, järgmine aasta tuleb uuesti minna sinna. Seal on kõik Eesti tuntud kuumamad artistid kohal praegusel ajal. Nublu, Pluto, 5 Miinust, Villem Trillem, kes need veel olid? Marps. Jah, neid oli veel, neid oli päris palju. Sipelga 14. Siis tuli pärast seda paar päeva, et Kambja jooks 13. august. Sõitsin Kambjasse jooksma. 17. august ehk eile oli siis mu vanaema sünnipäeval. Mäletan, et aastaks nagu sai, aga täpselt ma ei teagi seda. Ja siis tuleb ja nüüd siis täna 18. august. Jälle teada, minu trend toimuvad ja varsti lähen ka siin. 20. august on taas Mäevund tuurtöö ka punane. 2021 vahel on tuurtöö.
20. õhtul algab, 21. lõpeb. Siis 24. august on Elva elamusfestival, sinna tahaks ka minna. jah. Elva elamakogu korraldab seda. Ja 25. august on järgmine Elva metsajooksude etapp. Sinna võid ka jooksma minna. Järvede jooks seekord. Ja siis natuke enne augustikuu lõppu, 30. august, on veel üks sünnipäev käia. Ja 1. september, pühapäev, veel kooli ei lähe, aga teise küll, 2. september. Esmaspäev, tõenäoliselt algab siis kool, täpselt ei oska öelda. Aga suure tõenäosusega hakkab. Kui hakkas 4. septembril. Sellel kooliaastal prooviks autokooli. 5. ta on näiteks neljapäeval. Neljapäeval koorilaul ka lõgus. Nii, ma ei tea. Siis õhtul on veel korvpall. Ja 8. jah. Ja siis 8. prooviks ka korvpalli mängima minna. Eks pühapäeviti kell 6. jah, ma ei tea. Seda näis, mis sellest saab. Näis, mis sellest koorilaulustki saab. Ja siis rohkem mul väga sündmusi ei ole praegu plaanis. Novembris on mõned sünnipäevad. Detsembris on juba teadagi, mis asjad. Puhkuseaeg. Jaanuar. Veebruar. Märtsis on mu sünnipäev jälle. Aprill. Mai. Juuni. jah. Nüüd mis hakkavad olema.